Räägime siis Donald Trumpi teemadel jälle ja valimiskampaania ajal siin mees lubas igasuguseid huvitavaid asju, et mitte uusi sõdu algatada ja mitte režiimivahetusega tegeleda, nagu ta eelkäijad. Aga nüüd me oleme jälle siis taas ühes suures põnevas konfliktis. Ja Trump tundub, et käitub juba natuke nagu meenutab Bidenit ja Bush isegi. Et mis sa arvad, et miks Trump praegu siis niimoodi käitub ja kas see on selline hiljutine poliitika muutus või ongi siis algusest peale olnud see plaan selline, nagu praegu ta siin ellu viib? No eks see ongi üks nendest peamistest küsimustest, mille üle inimesed pead murravad, et kas algusest peale on kogu asi olnud fake nii-öelda või on siis ikkagi juhtunud sedasi, et kavatsused olid paremad, aga on mängitud välja mingid teatavad trumpkaardid Trumpi vastu, mis siis on võimaldanud teda nii-öelda kontrollima hakata. Igal juhul on ühemõtteliselt selge, et need lubadused, millele toetudes väga paljud inimesed tema kandidatuuri pooldasid ja talle oma hääle andsid, ei ole teostunud ja vastupidi, on viidud ellu plaane, muuhulgas alustades uusi sõdu, mis on otseselt vastuolus nende lubadustega, mis eelnevalt said antud. Aga väga raske on tema käitumist nii-öelda hinnata või analüüsida, sellepärast et selles ei paista enam olevat kuigi palju selliseid ratsionaalseid jooni. Et kui tahta midagi mõistuslikult analüüsida, siis see, mida sa analüüsid, peaks ikkagi põhimõtteliselt alluma mingisugusele ratsionaalsele nii-öelda algele või juhtimisele, aga kui sealt ei paista enam mingeid ratsionaalseid selliseid tundemärke, et siis on ka raske prognoosida või hinnata, mis siin täpsemalt toimumas on või toimuma hakkab. Et tema erinevad sõnavõtud sotsiaalmeedias ikkagi on juba sedavõrd irratsionaalsed, et mitte öelda nagu lapsikud, et tekitavad päris tõsist muret. Jah, aga ta ongi põhjendanud seda sõja alustamist ka ju erinevalt, et algul oli Iisraeli kaitsmine ja mingisugused Iraani tuumaprogrammid ja siis järsku oli vaja Hormuzi väina hakata avama, mis enne seda ei olnud kinni. Aga mis see kui sõja selline tegelik põhjus siis võiks olla ja miks see nagu just nüüd käima on tõmmatud? No ega raske on öelda, mis see tegelik põhjus on ja millised on erinevate põhjuste osakaalud ja mis on see peamine põhjus ja mis on sekundaarne põhjus ja nii edasi. Aga minule endale tundub, et peamise põhjuseid, millest tasub rääkida, on ennekõike kaks. Et esimene on vaieldamatult Iisraeli ambitsioon tõmmata Ameerika Ühendriigid sõtta Iraani vastu. Selle nimel on Netanyahu töötanud ju mitukümmend aastat. Ta on ise väga selgelt öelnud, et see on tema unistus. Ja nüüd on see unistus siis lõpuks täitunud, et varasemate presidentidega ei ole õnnestunud Ameerika Ühendriike Iraani vastu sõtta tõmmata. Trumpiga on õnnestunud. Miks on õnnestunud? See on eraldi küsimus muidugi. Aga see on, ma ei tea, kas isegi on õige öelda avalik saladus. See polegi üldse mitte mingisugune saladus, et Iisrael on selle nimel pikka aega tegutsenud, et niisugune tulemus saavutada. Ja miks? Eks sellest ei ole raske aru saada, et Iisrael tahab kogu regioonis Lähis-Idas saada sellist strateegilist dominantsi, mis omakorda eeldab, et siis kõige suuremad ja tugevamad konkurendid, kes samuti pretendeerivad olulisele võimupositsioonile regioonis, saaks ära hävitatud, kaosesse paisatud. Et sellise kaose situatsioonis on siis enda poliitilisi ambitsioone, muuhulgas territoriaalseid ambitsioone, mis on väga selged ju lihtsam välja mängida. Seda ühelt poolt. Ja kuidas on õnnestunud Iisraelil nii efektiivselt Ameerika Ühendriikide poliitikat suunata, see on omaette huvitav küsimus, et väga paljud on siin rääkinud Epsteini failidest, nende mõjust, võimalikust mõjust ka Ameerika Ühendriikide presidendi suhtes või ülejäänud administratsiooni liikmete suhtes, ei saa sedagi välistada. Aga Iisraeli lobi loomulikult on Ameerika Ühendriikides väga-väga jõuline, väga tugev. Ja selle mõju on palju suurem, kui meil on harjutud tunnistama. Aga teiselt poolt ma arvan, et teine oluline faktor, mida ei saa ka alatähtsustada ja võib-olla isegi peaks seda esimesena nimetama, on Ameerika Ühendriikide huvi survestada Hiinat. Et Venezuela operatsiooniga lõigati läbi hiinlaste võimalus Venezuelast naftat importida. Tõsi, Venezuelast tulnud nafta import Hiinasse oli kaunis väike, ma ei mäleta, vist kusagil 4-5% ainult ametlikult vähemalt. Aga Hormuzi väina kaudu tuleb ju Hiinasse ligemale 50% naftast. Nii et see on juba väga tõsine selline, kuidas öelda, hapniku liini läbilõikamine, kui neil õnnestub saavutada seda, et hiinlastele naftatarned kogu sellest Pärsia lahe regioonist katkevad.
Kui me mõtleme sellest sedasi, et Ameerika Ühendriigid seisavad ka oma globaalse hegemooni staatuse säilitamise eest, mida hiinlased kõige rohkem ohustavad, siis ilmselt ei maksa ka seda aspekti alatähtsustada. Jah, aga kuidas sulle tundub, et siin see USA režiimivahetuse see jutt, et see on ju nagu tore küll, aga niimoodi lihtsalt pommitades seda teha võimalik väga ei ole. Et selleks, et nüüd seda režiimi ära vahetada, selleks peaks ikkagi nagu maavägedega sisse minema ju sinna, et ütleme siis küsime siis nii, et kui kõrgeks sa hindad seda, et USA üldse sellise missiooniga, Iraani alistamisega on neil võimalik hakkama saada? No ma arvan, et sul on õigus, et ilma maavägesid sisse viimata ei ole võimalik sellist režiimivahetust lõplikult ellu viia. On võimalik väga palju kahju põhjustada riigile, pommitades nii pommitajatega kui ka rakettidega kui ka droonidega strateegilisi objekte, tappes ära riigi juhtkonna esindajaid nii edasi. Aga ma arvan, et Iraanis on ka see poliitiline süsteem ja sõjaväeline süsteem piisavalt hajutatud, et selliste üksikute löökidega sellist lõplikku režiimivahetust saavutada ei ole võimalik. Ja eks see muidugi tõstatab laiema küsimusega sellest, et mis see eesmärk üleüldse siis nagu on Iraaniga seonduvalt, et kas ongi nii, et lihtsalt riik kaosesse paisata ja võtta kontrolli alla nafta eksport nii Iraanis kui ka siis laheriikides laiemalt, või on siiski ka mingisugused spetsiifilisemad eesmärgid Iraani endaga seonduvalt ja väga raske on seda hinnata, sellepärast et jutti kogu aeg muutub, kord räägitakse üht, kord räägitakse teist, kord räägitakse kolmandat. Alguses räägiti meile seda, kuidas nagu hirmsasti ollakse mures Iraani inimeste inimõiguste pärast ja demokraatia pärast, kuidas minnakse neid vabastama. Järgmisel hetkel ähvardatakse kogu riik kiviaega pommitada, mis näitab, et tegelikult ei ole mitte mingisugust muret nende inimeste pärast, sest see on nüüd viimane asi, mida inimeste nii-öelda türanni alt vabastamiseks tarvis oleks, et kogu nende elukeskkond ja struktuur täielikult ära hävitada. Siis räägitakse meile sellest, et on tarvis tuumarelvadest nii-öelda vabastada Iraan. Olgugi, et juunikuus ju selle 12-päevase sõja järel räägiti, et Iraani tuumaprogramm on juba totaalselt hävitatud. Meile kinnitati seda ju Ameerika Ühendriikide presidendi enda isikus, et totaalselt it has been completely and totally obliterated, eks ole. Nüüd 7 kuud hiljem, 8 kuud hiljem hakatakse jälle rääkima, et me peame uuesti hakkama pommitama, et nende tuumaprogrammi likvideerida. Et siis tekib küsimus, kas valetatakse nüüd või valetati siis. Aga selge on see, et valetatakse pidevalt. Et siin mingisugust sellist ausat läbipaistvat kommunikatsiooni juba ammu ei ole. Ja praegugi, eks, kui Trump on öelnud, et ma ei tea, kui palju kordi ta on öelnud, et see sõda on juba võidetud. Ma arvan, et 10 korda on avalikult kindlasti öelnud, et täielikult hävitatud, lõhutud, võidetud, on seda paraadringi tehtud, ma ei tea, kui mitu korda juba. Aga siis paar päeva hiljem tuleb jälle uus mingisugune ähvardus, et kui nüüd ikkagi teised NATO riigid ei tule meile appi seda Hormuzi väina avama, et siis me seda peame meeles ja teile ka appi ei tule ja nii edasi. Mis on selles mõttes jabur, et kuulge, kui teil on sõda võidetud, et mis abi te siis enam vajate, eks. Et kogu see kommunikatsioon osutab ka sellisele sügavalt irratsionaalsele seisundile. Jah, aga sellel sõjal on ju üle maailma on majanduslik mõju päris suur, et mitte see nafta ainult, et mida meie siin oma kütusehindadega juba näeme, eks ju, vaid seal on ju gaas ja väetised ja igasugused teised toorained veel, mingid heeliumid asjad, mida kuskil tehnoloogiatööstuses kasutatakse. Ja IMF on juba öelnud ja hoiatanud siin inflatsiooni ja majanduslanguse eest, eks, ja ilmselt sa oled näinud seda rahvusvahelise energiaagentuuri hoiatust ja soovitust ka riikidele, et kuidas ikkagi hakata uuesti nüüd jälle siis energiatarbimist kokku tõmbama ja kodus töötama ja auto kasutamist piirama ja lennureise piirama ja kõik siuke nagu tuleb siuke COVID-i aja soovitused vaikselt meelde, et mis sa arvad, et milline see sõja mõju siis siin Euroopale ja ka Eestile võib nagu siin lähiajal olla ja kas võib olla, et ootavad jälle ees sellised COVID-i stiilis piirangud meid äkki? No absoluutselt võib olla, sellepärast, et potentsiaalselt võib selle sõja mõju osutuda tunduvalt suuremaks kui COVID-i-aegsed piirangud ja mõjud. Et energiakriis on ikkagi väga palju tõsisem asi kui see nii-öelda viiruse levikust tingitud kriis, et kui ikkagi maailma majanduse hapnikuliinid läbi lõigatakse, siis selle tagajärjed on väga ulatuslikud ja ulatuvad meie kõigini. Et ma siin isegi olen mõelnud, et kui meie kohalikud poliitikud teevad toetusavalduse Iraani vastasele agressioonisõjale, siis see on ühelt poolt jabur juba selles mõttes, et kuidas me oleme nii kaugele jõudnud, et me teeme toetusavaldusi agressioonisõjale.
et 4 aastat on meil Ukraina sõja kontekstis räägitud, kui jube halb ja talumatu ja vastuvõetamatu asi on Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu. Ja siis järgmisel hetkel need samad inimesed ütlevad, et meie omalt poolt toetame teist agressioonisõda. Lihtsalt erinevus seisneb selles, et meie isand, eks ole, on see agressor. Nii et see muidugi reedab seda, et ega mingisugustest põhimõttekindlusest ja järjepidevusest ei ole siin mõtet rääkida. Aga sellel on ka teisi tasandeid, et teiseks me teame ju uudistest seda, et Eesti rahvaenamus ei toeta seda sõda. Et kui siin telliti küsitlus hiljuti ja küsitluse tulemused avalikustati, Norstat Eesti selle küsitluse läbi viis, siis nähtus, et ligemale 60% Eesti inimestest on selgelt selle sõja vastu. Ja ka kõikide erakondade toetajate enamus on selle sõja vastu. Ei kiida seda heaks ja ometi me näeme, et parteide juhtkondade tasandil võetakse selliseid toetavaid positsioone. Aga nüüd kolmandaks, kui me jõuame selle majandusliku aspekti juurde, siis ma mõtlen nende inimeste peale, nende poliitikute peale, kes on teinud sellele sõjale toetusavalduse. Et huvitav, mida nad mõtlevad, kui näiteks 3 kuu pärast või 6 kuu pärast olukorras, kus on mindud ka maavägedega sisse, kus on toimunud ulatuslik pommitamine, näiteks nafta töötlemisstruktuuride ja nafta eksportimisstruktuuride vastu, need on ära purustatud sellisel viisil, et küsimus ei olegi enam Hormuzi väina suletuses või avatuses, vaid selles, et lihtsalt ei ole neid tootmis- ja eksportimisstruktuure enam alles, mille kaudu naftat eksportida. Ja nafta hinnad näiteks on tõusnud sedavõrd palju, et meil tanklates maksab kütus näiteks 3 eurot liitrist või 3,5 eurot liitrist või 4 eurot liitrist. Et sellisel juhul ju on tehtud ikkagi massiivne valearvestus. Et ma olen kuulnud siin sellised arutelusid, kus öeldakse, et ärge muretsege, et sügiseks on kütuse hind juba euroliitrist või vähemgi, eks ole, et Trump läheb, avab seal kõik ära, võtab naftaväljad enda kontrolli alla ja hakkab ka Venezuelast kõvasti naftat tulema ja Iraanist hakkab tulema. Aga ma ütleks nii, et pehmelt öeldes ma olen väga skeptiline, kas selline stsenaarium teostub. Ma pigem arvan, et teostub vastupidine stsenaarium. Ja siis on absoluutselt tõsi, et ega nafta hinnad ja gaasi hinnad, need mõjutavad ju kõike, põhimõtteliselt kõike. Et tänane majandusmudel väga ulatuslikult baseerub energial kui sisendhinnal ja kui see hind lendab lakke, kui nõudlus ületab pakkumist ja hinnad lendavad selle tõttu jõuliselt üles, siis ei tähenda ainult, et kütuse hinnad kallinevad, et absoluutselt kõik kallineb. Ja tegelikult siis me seisame silmitsi ikkagi võib-olla isegi meie eluajal kindlasti ennekuulmatult sügava majanduskriisiga. Nii et see potentsiaal on siin täiesti olemas. Suur tänu kõikidele Vanglaplaneedi toetajatele, kelle abiga see video teieni jõudis. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Liitudes Vanglaplaneedi vastupanu liikumise tasulise paketiga saate ligipääsu pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks sellele on teil võimalus vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus on Pärismaalase e-poest endale toidulisandeid tellida. Muidugi võib teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja juba mõne eurone toetus igakuise püsimaksena on suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt. Kindlasti jagage seda videot ja liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kõik oluline info vaatamata tsensori pingutustele ikka teieni jõuaks. Suur tänu kõikidele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud. Aga kuidas sellesse suhtuda, et Trump on siin nüüd korduvalt juba oma endiseid toetajaid rünnanud ja mitte nagu lihtsalt pehmelt, vaid ikkagi päris karmisõnaliselt. Kõik Alex Jones ja Tucker Carlsonid ja Owensid ja Kellid ja kõik on saanud niimoodi puid alla, et vähe ei ole. Ja siis takkatipuks ennast veel isegi nagu Jeesus Kristusega või arstiga võrrelnud, et ma ei tea, kas selle kohta on võimalik midagi mõistuse pärast öelda, kuidagi kommenteerida seda? Ja seda on kurb vaadata, sest et ega mina ei ole ka kunagi olnud mingisugune Donald Trumpi või mingi magaliikumise andunud fänn, aga ma olen olnud siiski ettevaatlikult optimistlik, et ehk Donald Trumpi valimisega teiseks ametiajaks mingisugused olulised aspektid maailmapoliitikas liiguvad paremuse poole, aga nüüd nähes, kuidas ta põhimõtteliselt on pöördunud täiesti varjamatult kõigi oma varasemate toetajate vastu, kes on kritiseerinud teda tegelikult üksnes selle pärast, et ta pole jäänud ustavaks oma lubadustele, on ikkagi näha, et kogu see projekt laguneb täielikult koost ära.
Ja noh, jällegi on mõned inimesed, kes julgevad endiselt arvata, et tegelikult on Trumpil ikkagi väga hea plaan ja me ei saa siin aru, et ta mängib mingit 6D kabet või kuidas iganes seda siin nimetatakse. Aga tegelikult märgid osutavad ikkagi sellele, et noh, ta kaotab oma toetajate baasi nimetatud isikute näol, kes on olnud ju väga mõjukad tema teiseks ametiajaks valimise eest seismisel. Ja ikkagi väga suure tõenäosusega juba sügisestel vahevalimistel kaotavad vabariiklased ka USA kongressis enamuse, nii esindajate kojas kui ka siis senatis. Ja tegelikult minu hinnangul, noh, ma ei tea, kas see just tõenäoline on, ilmselt tõenäoline ei ole, aga välistatud ka ei ole. Et võib juhtuda mitte ainult see, et esindajate kojas läheb enamus ja senatis enamus demokraatide kätte, vaid võib, kui juhtub sedasi, et senatis läheb 2/3 demokraatide kätte, siis saab ju tegelikult ka Trumpi ametist tagandada. Nii et see on nagu see kõige tõsisem asi, mis tema enda ametisolekuga võib juhtuda, aga isegi kui seda ei juhtu, siis põhimõtteliselt kongressis enamust kaotades saab hakata väga tugevalt tema tegevust kärpima ja takistama, algatama neid tagandamise protsesse korduvalt, solgutama selle läbi, nii et põhimõtteliselt tegevusvabadus saab sellisel juhul väga tugevalt piiratud. Aga no mis Trumpi enda käitumist puudutab ka näiteks siin Candace Owensi ja Tucker Carlsoni ja Megyn Kelly ja Alex Jonesi suhtes, siis noh, mida me näeme? Näeme tegelikult ikkagi sellist, noh, praktiliselt mina ütleksin meditsiinilist nartsissismi probleemi. Et psühhopaatidele ja nartsissistidele on teatavasti ühe isikuomadusena väga omane see, et absoluutselt igasugune kriitikataluvus puudub. Eks, et sa pead olema kas tema ka täielikult kõiges ühel meelel, teda teenima, ülistama, kiitma või siis sa oled vaenlane. Et mingisugust nagu vahepealset asja ei ole seda, et on mingisugune kriitika, millega sa võib-olla nõustud või mitte nõustud, aga astud inimestega debatti, püüad aru saada, milles kriitika seisneb, püüad vastu argumenteerida. Seda tasandit seal ei ole. Et kui sa täielikult mind ei kummarda, täielikult mind ei teeni, et siis sa oled minu vaenlane. Ja noh, seda me näeme. Ja noh, sellise suhtumisega ei jõua Trump väga kaugele, ega ei jõua ükski teine poliitik ka väga kaugele, ma kardan. Aga mis arvad, kas hetkel on veel mingisugust lootust, et tuleb sealt mingisugune diplomaatiline lahendus läbi rahuläbirääkimiste siis või on ikkagi nüüd nii, et see asi ikkagi süveneb ja kasvab ja jõuab vaata, et 3. maailmasõjani välja, kui see juba ei käi? No täpselt, ega võib ju täitsa olla, et see 3. maailmasõda käib ja me lihtsalt ei nimeta seda sellisel viisil, et hiljem räägitakse, et 3. maailmasõda algas siis ja siis. Aga no, ma tahaks loota, et lootust ikka on, et suurem sõda jääb ära, aga samal ajal mina küll ei julgeks välistada, vaadates, kui ratsionaalselt käitutakse, et minnakse kas või tuumarelvade kasutamiseni välja, et oma tahtmist saada. Et Trumpi puhul tundubki kõige suuremaks probleemiks olema see, et ta on niivõrd edev inimene, et ta ei ole suuteline tunnistama, et ta on kusagil kaotajaks jäänud. Tegelikult oleks ju väga lihtne praegusel hetkel öelda, et jah, oleme teinud vigu, võtame selle kaotuse sisse, tõmbume tagasi, ise käsitledes seda võib-olla mingit pidi võiduna, eks ole, et me oleme, ma ei tea, põhjustanud nende tuumaprogrammile seal pöördumatut kahju ja hävitanud nende raketitootmise võimekust ja millest nad taastuvad siin järgmised 10 aastat, eks ole. Seda saaks ka käsitleda võiduna, tõmbuda tagasi ja mitte riskida sellega, et sattuda oluliselt sügavamasse konflikti, mis ka päädib täieliku katastroofiga nii Ameerika Ühendriikide jaoks, Trumpi enda jaoks kui ka maailma jaoks laiemalt, eks. Aga no ma ütlengi, et see põhjatu edevus ja uhkus ilmselt ei luba sellisel viisil käituda, et tahetakse kas täielikku võitu või mitte midagi. Ja noh, mida meeleheitlikumaks olukord muutub, seda tõenäolisemaks muutub ka see, et lastakse käiku selline eriti jõhker, kas lauspommitamine, vaippommitamine nagu Iraagis tehti, mis päädib 100 000 inimeste surmaga, otseste ja kaudsete kahjudena vist Iraagis sai surma üle 1 miljoni inimesi mäletatavasti 2003. aasta agressiooni sõja järel. Või siis lastakse käiku tuumarelvad, et ega mina julgeks ka seda välistada, sest veel kord, vaadates, kuidas Iisrael käitub, vaadates, kuidas Trumpi administratsioon käitub ka paljuski Iisraeli pilli järgi tantsides, kõik on võimalik. Jaa, täitsa nõus. Oskad sa või tahad sa veel midagi siia lõppu lisada, mis ei olegi võib-olla üldse selle Iraani sõjaga ega Trumpiga seoses, et täiesti midagi muud, mis on mingid mõtted, mis on viimaste päevade nädalatega olnud meeles mõelkunud? Ma ei oska midagi konkreetselt esile tuua, et minul endale lihtsalt on kurb vaadata seda, kuidas nagu
põhimõttekindlust on poliitikas vähe. Et ei näe eriti sellist positsiooni, et lähtutaks printsiipidest ja oldaks truu nendele printsiipidele. Ikka rohkem lähtutakse siin huvidest ja sellest, et kiidame takka meie globaalsele isandale, ükskõik mida ta teeb, eks. Käsitleme kõiki tema agressioonisõdu vajalike ja õigustatavate sõdadena, teeme sellele toetusavaldusi, oleme valmis isegi panustama nendesse agressioonisõdadesse. Aga samal ajal ise õudselt mõistame hukka siin, ma ei tea, Venemaa käitumise ja tegelikult tahaksime, eks ole, loota, et meie suhtes agressioonisõda ei korraldataks. Et ma ütlen ausalt, et minul on selline suhtumine mitte ainult arusaamatu, ratsionaalselt arusaamatu, vaid tegelikult ka eemale tõukav, et mitte keegi ei austa selliseid inimesi, ei austa ka selliseid riike. Et kui sa tahad loota sellele, et sinu suhtes ei käituta sõjalist jõudu kasutades, et oma huve välja mängida, siis sa ei saa ju sellele loota ratsionaalselt, kui sa ise pooldad teiste riikide ja rahvaste suhtes samasuguste meetodite kasutamist. Ja selline ongi see meie julgeoleku ja välispoliitika olnud ju pikka aega, et me toetame kõiki Ameerika Ühendriikide agressioonisõdasid selleks, et meil oleks lootust, et meid kaitstakse agressiooni eest. Aga see on moraalselt ju tegelikult täielik läbikukkumine, kui sellist positsiooni globaalses mastaabis välja mängitakse ja ma arvan, et see saabki olema läbikukkumine. Et ega Eestil ei olegi selles mõttes mitte midagi head loota. Sellist riiki, sellist rahvast ei austa mitte keegi, kes ise ei näita üles põhimõttekindlust. Ja kogu see jutt, mida meile siin on räägitud mitukümmend aastat, et kuulumine NATOsse tagab meile kindla kaitse, osutub ilmselt ka lihtsalt üheks suureks valeks. Et tõsiasi on ju see, et esiteks NATO lepingu artikkel 5 ei kohustagi mitte ühtegi riiki kellegi kaitseks sõtta astuma. See kohustab riike võtma kasutusele meetmeid. Aga milles need meetmed peavad seisnema, seda ta ei täpsusta, need ei pea tingimata olema sõjalised meetmed. Arvata, et mingisuguse Eesti või Baltikumi pärast keegi hakkab Venemaa kui maailma suurima tuumariigi vastu sõtta astuma, on minu meelest väga naiivne. Ja tõsiasi on ju see, et Ameerika Ühendriigid siiamaani ei ole mitte ühegi NATO liikmesriigi kaitseks sõtta astunud. Et teatavasti artiklit 5 on käivitatud ühe korra. See on pärast seda, kui kontrollitud õhkulaskmise teel kukutati kokku need kaksiktornid ja siis Ameerika Ühendriigid alustasid seda niinimetatud terrorismi vastast sõda Afganistanis ja apelleerisid artiklile 5 selleks, et kaasata siis ka ülejäänud NATO liikmesriigid sellesse sõtta. Aga see oli siis nii-öelda Ameerika Ühendriikide kaitseks korraldatud sõda. Nad esitasid, et Ameerika Ühendriik on rünnatud ja nüüd on kaitsesõda ja siis NATO kui kaitseorganisatsioon siis tähendab seda, et kõik teised riigid peavad Ameerika Ühendriikidega selles sõjas liituma. Aga seda, et Ameerika Ühendriigid ise oleks kellegi kaitseks sõtta astunud, pole NATO ajaloo jooksul mitte kordagi juhtunud ja paned tähele, ei pruugigi juhtuda. Et Donald Trump on ju korduvalt öelnud, et ta kaalub väga tõsiselt või plaanib isegi Ameerika Ühendriikide NATOst väljaviimist. Põhimõtteliselt, kui Ameerika Ühendriik enam NATOs ei ole, siis pole ka NATOt, sellepärast et NATO ongi olnud Ameerika Ühendriikide sõjalise ja poliitilise jõu projitseerimise instrument üle kogu planeedi, eks. Ja põhimõtteliselt võib jõuda NATO oma lõpule sellises olukorras, et Ameerika Ühendriigid kunagi ei astunudki kellegi kaitseks sõtta, küll aga aastakümneid teised NATO riigid olid kohustatud mitte ainult ostma hiiglaslikus mahus Ameerika Ühendriikide korporatsioonidelt sõjatehnikat ja sõjamoona, vaid ka osalema Ameerika Ühendriikide agressioonisõdades lootuses, et kunagi, kui neil on vaja, siis Ameerika Ühendriigid tulevad ka neile appi. Aga ei ole sugugi ebatõenäoline, et see kõik osutabki üheks suureks illusiooniks ja tegelikult ei ole ebatõenäoline seegi, et maailmapoliitikas mängitakse asjad välja sellisel viisil nagu teise maailmasõja lõpuaastatel ja pärast seda, kui põhimõtteliselt Jalta ja Potsdami konverentsidel Nõukogude Liit ja Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik otsustasid ära, et meidki jäeti, eks ole, Nõukogude Liidu koosseisu. Et mina ei oleks küll üllatunud, kui me hiljem ajaloost saame lugeda seda, et näed, 2026. aastalgi juba oli tegelikult vastavad kokkulepped sõlmitud. Me siin lootsime mingil NATO kaitsele, aga tegelikult oli meid juba maha müüdud. Et vaadates, kui vähe pööratakse nende subjektide poolt, kellest me räägime tähelepanu sellistele moraalsetele aluspõhimõtetele, lubaduste pidamisele, teiste huvidega arvestamisele, ma ei oleks kõige vähemalgi määral üllatunud, kui see nii ongi. Ja, suurepärane. Tänan mõtete ja aja eest ja vaatame, äkki räägime veel nendel teemadel. No tere, mul on sinuga alati hea meel rääkida. Kogu eelnev info jõudis teieni tänu inimestele, kes on Vangla Planeedi portaali tegevust toetanud.
Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Näiteks liitudes Vanglaplaneedi vastupanu liikumise tasulise paketiga saate ligipääsu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada on tellida tooteid pärismaalase e-poest, kus on saadaval lai valik naturaalseid, kvaliteetseid ja tugeva toimelisi toidulisandeid, et hoida end tervena ja energilisena ka olukorras, kus meie keha peab toime tulema stressi, saastunud toidu, vee ja õhuga. Muidugi võib Vanglaplaneedi toetuseks teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja see ei pea olema üldse suur, sest teadlik inimeste arv, kes enam peavoolumeedia ajupesu tarbida ei soovi ja eelistavad selle asemel jälgida alternatiivmeediat, on märkimisväärselt kasvanud ja see trend jätkub ka edaspidi. Kui peavoolumeedia väljaanded püsivad oma lugejatelt enda poolt pakutava pahna eest lisaks reklaamitulule veel umbes 10 eurot kuus, siis Vanglaplaneedi portaalis ei ole artiklid maksumüüri taha peidetud ning selle asemel loodan ma lehe jälgijate vabatahtlikule toetusele. Vanglaplaneet on tegutsenud alates 2008. aastast ning tänu toetajatele olen ma oma kodus suutnud üles seada stuudio, kus saan teha saateid ja intervjuusid ning plaanin seda veelgi edasi arendada. Kõikide artiklite tõlkimise ja toimetamise, saadete, videode ja intervjuude filmimise, videotöötluse ja muu sellisega tegelen ma ise ja isegi mõne-eurone toetus igakuise püsimaksena on juba suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt ja muidugi suur tänu kõikidele neile inimestele, kes on seda juba teinud. Veel üks lihtne võimalus alternatiivmeedia toetamiseks on ise selle levikule kaasa aidata. Kogu Vanglaplaneedi lehele üles pandud sisu on seal selleks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja igaüks võib sealt võtta enda jaoks kõige olulisema info ning jagada seda oma sõpradele ja tuttavatele. Kui hakkate nendel teemadel avalikult rääkima ja arutama, kus iganes te selleks võimalust näete, siis avastate, et sarnaselt mõtlevaid inimesi leidub ka seal, kus te seda kõige vähem ootate. Üks oluline asi veel. Kuna sensorid näevad kurja vaeva, et Vanglaplaneedi poolt avaldatud sisu levikut tõkestada, siis soovitan kindlasti liituda ka Vanglaplaneedi uudiskirjaga ja nii ei jää ükski oluline postitus märkamata. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.